Jüri Ratas, meeldiv näha sellises heas füüsilises vormis. No ma tänan, eks peame oma hinge eest alati hoolt kandma ja ka oma füüsilise vormi eest, nii et olen püüdnud seda oma ülekaalu natuke allapoole viia. Kas praegu, kui on tulemas see poliitilised lahingud, kas see füüsiline vorm annab ka midagi selles osas juurde või kuidas enesetunne ütleb selle peale? Palju annab juurde, enesetunne on hea, see annab kindlust juurde, kindlasti annab ka sellist aktiivsust juurde, võhma juurde, nii et kõike, mida on vaja spordis, võib öelda, et see paralleelpoliitikas on üsna tugev. Selles mõttes on asi muidugi kahtepidine, et ei ole raske mõista, mida tunneb inimene, kes on füüsiliselt endaga hästi sina peale saanud, aga samal ajal kõik, mis meie ümber toimub, on ikkagi väga pingeline ja mis on praegu need teemad, mis kõige enam muret valmistavad selles mõttes, et on mõtet muretseda, et saab midagi muuta ka. Inimeste toimetulek, inimeste hakkama saamine. Võib ju öelda, et iga kuu meie toidukorv väheneb, selle toidukorvi, ütleme, ostuvõimekus, kas seal 25%, mõnel kuul 28%, üle 20% inflatsioon, see on ikka väga raske inimestele. Nii et see, nüüd mis sellega teha saab seda, et valitsus peab rakendama abinõusid, et elekter, et kütmine, et puuhalg ei oleks luksuskaup. Kahjuks see on Eestis viimasel ajal nii läinud. Mäletan eelmisest kütteperioodi, kui Keskerakond oli valitsuses, me tegime universaaltoetusi, mis tegelikult olid väga vajalikud. See oli siis kaugkütte, see oli gaas, see oli elekter. Täna vaatame toidupoodi, toiduainete käibemaks on 20%, enamus Euroopa riikides on tegelikult seal diferentseeritud, ka Eestis võiks langetada toiduainete käibemaksu. Nii et need on näited, mida me tegelikult peaksime tegema. Ka teistest riikidest kostab sõnumeid hinnatõusu rekorditest, see on üleüldine. Kas äkki peaksime seda defineerima niimoodi, et euro lähebki odavamaks? Ma arvan, me peaksime seda defineerima selliselt, nagu meie ümbruskaudsed riigid täna käituvad. Ei olnud see juhus, et Eesti Tööandjate Keskliit, Kaubandus-Tööstuskoda, ettevõtjad tegid pöördumise valitsuse poole, nõudmise, et tegelikult me selles konkurentsi tingimustes, kus täna me oleme siin samas Läti, Leedu, Soome, Poola, kus tehakse toetusi ettevõtlusele, Eesti ei tee. Mida see siis tähendab? Ega see ei tähenda seda, et ainult ettevõtlusel ja ettevõtjatel on raske, vaid see tähendab seda, võtame selle standardi näite, sulgeb uksed, standard on olnud kindlasti Eesti mööblitööstuses selline üks lipulaevasid ja see tähendab inimestele ju tööta jäämist, see tähendab pankrotti, see tähendab tööpuudust ja see tähendab veel suuremaid sotsiaaltoetusi siis riigi või omavalitsuste poolt. Nii et ma arvan, et see ei ole kindlates kätes hoitud Eesti, kui hoitakse seda samamoodi kui 2009 kriisi ajal. Täna on vaja toetada inimesi, täna on vaja toetada ettevõtlust ja inflatsioon on tõesti väga ränk. Üks küsimus, ilma milleta praegusel ajal ei pääse stuudios ükski tipp-poliitik, on see, mis ma arvan inimestel hinges on just nendel inimestel, kes nagu pikas perspektiivis mõtlevad, et mis puudutab elektri hindasid, siis ja üleüldse olukorda elektriga, mitte ainult turul, siis oma pika eluea jooksul mina ei mäleta sellist juhtumit, et kunagi oleks nii halvasti olnud, et mingisuguse lumetormi pärast, mis polnudki nagu tegelikult õige torm, üsna kehvake torm oli, on kuskil Saaremaal inimeste elektritolekut hakata mõõtma nädalates seda, et elektrihinnad tõusevad mõne aastaga 10 kordades ilma mingisuguse olulise põhjuseta. Ja küsimus on see, kas see on uus reaalsus, millega me oleme kohustatud harjuma või on see eriolukord või oligi eriolukord, mis on uus reaalsus? Ma arvan, et see reaalsus ei ole kindlasti see, millega me oleme kohustatud leppima, et elekter ei saa olla luksuskaup. Inimeste toasoe ei saa olla luksuskaup. Ja me peame kõik tegema, et see tänane olukord, kus inimesed maksavad ennast, ütleme, pildituks, kui on näiteks börsihinnad, kui on gaasiküte, kui sama pliidi kütmine halgudega on, et see on samamoodi tõusnud küttepuud 3, 4, 4,5 korda. Mis tuleb teha?
tuleb kõigepealt teha kõik see, mis meil on olemas. Eestil on olemas oma maavara põlevkivi, ei tasu rääkida sellest, et põlevkivi me lõpetame ära, vastupidi, et ma arvan, see juhitav elektrienergia, mis meil on põlevkivi näol, me näeme täna ka seda Vene agressiooni ja sõjaga Ukrainas, kui oluline on see, et meil on oma ressurss olemas ja teiselt poolt, nagu ma ütlesin, on tõesti ikkagi vaja ka riiklikke toetusi teha, mida mingil määral on ka tänane valitsus teinud, aga mis ei ole kindlasti piisav, nii et ma ei saa kindlasti öelda seda, et Keskerakond lepib ja küll on tore näha selliseid elektri- ja küttearveid, et me teame, et Eesti inimeste sissetulekud ei tule nende arvetega kaasa. Aga räägime siis sellest börsist. Kui me olime harjunud väga stabiilsete elektrihindadega läbi aegade, siis nüüd öeldakse, et aga börsil on sellised mängureeglid. Meelde tulevad 90. aastad, kui endised vangid korraldasid turu peal sõrmkübara mängu, loll inimene, kes sellega kaasa läks, oma raha kaotas, talle öeldi, et sa ju ise leppisid sellised tingimused kokku meie mänguks ja nüüd maksa ära. Ma vabandan, kui ma nüüd kellelegi liiga teen selle paralleeliga, aga minu lihtsas mõistuses tuleb see sama paralleel. Elekter on enam-vähem stabiilse hinnaga toota, ühel hetkel küsitakse 40 korda rohkem ja irvitatakse, et te ju leppisite sellise tingimuse kokku. Mina ei leppinud, kuulajad hulgas on ka ilmselt vähe leida neid, kes oleks leppinud. Kes siis leppis need tingimused, kes siis vastutab ja kes peaks need tingimused ringi tegema? No jah, need börsi tingimused lepiti kokku väga palju aastaid tagasi, et see on kõigepealt esiteks. Teiseks on see, et kas me peaksime nõustuma? Ei, ma arvan, seda börsi tuleb ümber teha. Et kõige lihtsam asi, et viimane dikteeriv hinna on rumalus, seda süsteemi tuleb kindlasti muuta. Aga lisaks sellele börsile, ma arvan, et me peame muutma ka nagu seda oma suhtumist, oma ressurssi. Ja nagu ma ütlesin, see meie ressurss on põlevkivi, ta on oluline, täna ka siin stuudios, ma arvan, et see elekter, mis siia tuleb, konkreetselt ma nüüd ei oska öelda, aga ma arvan, et väga suures enamuses, 2/3, kui mitte isegi rohkem, tuleb ta tänasel hetkel tegelikult põlevkivist. See tähendab seda, et me siiski väljume sellest olukorrast. Kui suur on see tõenäosus, ilusalt plaanib teha, kui suur on see tõenäosus, et kui me võtame selle intervjuu ette mingi 5-6 aasta pärast, siis Jüri Ratas saab meile öelda, et ütlesin, et korraldame ära ja nüüd on korras. Jah, et ma usun küll, et ei saa jääda nii, et veel kordan, et kõik see asi on luksuskaup, et ma ei tea, kas kõik on korras, aga kindlasti need hinnad peavad alla minema läbi riikliku toetuse, läbi Euroopa Liidu regulatsioonide ja läbi ka selle, et me ei tee ise vigu, mida ma selle all pean silmas, et me paneme kõik ise kinni, metsa raiumise paneme kinni, põlevkivi paneme kinni, et see on selge, et see ei ole mingisugune tasakaalustatud ega jätkusuutlik tulevikutee Eestile. Veel üks selline küsimus, mis on arvamusküsimus, selle vastuse eest ei pea vastutama, aga kui on stuudios inimene, kes eeldamisi teab natukene rohkem kui tavainimene, siis ikka küsime, et kas kriis on vältimatult käes? Kas siis käes või tulemas või tulekul, aga kas ta on vältimatult? Kui me vaatame, täna on ju mitu kriisi, et kõigepealt Vene agressioon. Ma mõtlen majanduskriisi. See, kui me räägime nüüd majandusest, siis ma arvan, et me ei saa öelda täna, et me oleme hetkel kriisis. Aga need märgid, kus tootmine ei ole enam konkurentsivõimeline siin samas regioonis, kus ja mitmes mõttes, sealhulgas kõige valusam on need energiahinnad, siis ma võin öelda seda, et me oleme ikka väga võimsalt kihutamas kriisi suunas. Ja see oli see põhjus, miks ma ütlesin, et Reformierakond, kes 2009 minu meelest käitus valesti kriisis, käitub ka täna valesti kriisis ja siin selles kriisis on vaja vastu, öeldakse, et kontratsüklilisi, ütleme, investeeringuid, vastu suunalist käitumist, kus on vaja toetada ettevõtlust, kus on vaja toetada inimesi. Räägime sellest ka, millest hästi ei taha rääkida, kuigi see elevant on meile niimoodi tuppa roninud, et teda on raske mitte märgata. Räägime rahvusküsimusest Ukraina sõja kontekstis.
ja see kindlasti puudutab Keskerakonna traditsioonist olnud palju muukeelseid valijaid. Kui nad ei ole etnilised ukrainlased, siis siiamaani kostavad ikkagi märgid, et nad ei pruugi meiega väga kõigiga üht meelt olla. Keskerakonna valija on olnud Eesti inimene, Eesti rahvas. Ja tõsi on see, et nii koduse emakeelega eesti keelega kui ka koduse emakeelega, kes on vene keelega, ja ma arvan, see on Keskerakonna tugevus. Eriti täna on vaja seda erakonda, kes suudab nagu ühendada erinevaid pooli Eestimaal, olgu see siin Paides või Narvas või Tallinnas või Põlvas või Kärdlas, ja see on tähtis. Nüüd Keskerakond kindlasti ütleb oma sõnumeid välja sarnaselt nii eesti kui ka vene keeles. Ja täna me peame toetama Ukrainat täie tõsidusega, väga tugevasti Ukraina inimesi ja seda erinevatel tasanditel, poliitilisel tasandil, rahvusvahelisel tasandil, humanitaarabi, majandusabi ja ka sõjaline abi. Ma käisin just vähem kui nädal tagasi, olin Ukrainas ja kohtusin nii Kiievis kui Žõtomõris ukrainlastega, nägin seda jubedust, mida Vene agressioon on seal toime pannud, koolide pommitamised, koolide varemeteks muutmised, olles ise selle 2-päevase visiidi ajal 2 korda õhuhäire osas siis varjendis. Nii et ma arvan, et vastus peab olema ainult üks: Ukraina võit, ja Ukraina võit saab olla ainult siis, kui me kõik ühiselt lääneriigid Ukrainat toetame. Samal ajal valimiste eel tehakse usinasti matemaatikat. Ja üks asi, mida võib-olla nii väga ei võimendata, see asi käib väga pealkirja tasandil, nagu ikka sellises krikimeedias, et Riigikogu valijate hulgas ei ole mittekodanikud, seal on kodanikud. Kas te ise nii-öelda oma staabis olete seda analüüsi teinud, et kui palju Keskerakond võib nüüd selle läbi kannatada või kannatamata jääda, et tegelikult valimistel osalevad ka teistest rahvustest ikkagi ainult need, kes on päris kodanikud. Kuidas nagu kodanike hulgas meelsus tundub olevat? Kas nad toetavad jätkuvalt veel Keskerakonda või olete te liiga Eesti nende jaoks juba? Ma arvan, et Keskerakonna toetus, nagu ma ütlesin, et ma tunnen seda päris tugevana, et täna siin Järvamaal ringi käies, Roosna allikul, Järva-Jaanis, hetkel siin Paides, siit edasi Türile minnes, et kohtudes inimestega, need meie ideed ja põhimõtted on õiged, sõltumata sellest, kas see kodanik, kus kandist on või mis keeles ta räägib. Reeglina kodanik räägib loomulikult kõige kaunimas keeles, siis on eesti keel. Aga Keskerakonna toetus on tugev, ma tunnen Keskerakonna positsiooni enne valimisi tugevana ja seda ma ütlen täiesti siiralt. Meil on nimekirjad üle Eesti tugevad, meil on kindlasti platvormi osas väga head ja õiged ideed ja ma arvan, et ka see meie aktiivsus on täna kõige kõrgem. Nii et see mudamaadlus, mida Reformierakond ja EKRE harrastavad, ma arvan, et see ei vii tegelikult neid kumbagi oodatud tulemuseni ja inimesed ja valijad näevad tegelikult selle sisu ära. Et tänagi väga palju on juttu olnud näiteks samast haiguspäevadest, Keskerakond on kutsunud kokku erakorralise Riigikogu istungi 28. detsembrist, et haiguspäevade hüvitamine läheks edasi teisest haiguspäevast. Päris palju on olnud haridusküsimusi täna ja loomulikult eakate pensionäride hakkama saamist. See tähendab erakorralist pensionitõusu, mida Keskerakond on eest vedanud ja veab ka tulevikus. Ja Roosna allikul oli päris tugevasti arutelu ka astmelise tulumaksu osas. Me oleme käinud oma idee välja, et kõik inimesed, kes teenivad Eestis sissetulekule 2 keskmist, sealt edasi, alates 3401 eurost peaks maksma rohkem ja see on 30%. Nii, viimane küsimus ja see on niisugune küsimus, mille kohta mul siin mõni tipp-poliitik on ka öelnud, et küsige seda ainult sõjandusekspertidelt. See oleks tore, kui sõjalisi küsimusi küsida ainult sõjandusekspertidelt, aga ka selles valdkonnas tehakse otsuseid poliitilisel tasandil ja tipp-poliitikutel on oma roll selles. Selleks, et Eesti oleks kaitstud nende õppetundide baasil, mis me oleme saanud jälgides Ukraina sündmuseid ja toetaval moel nendes ka osaledes, mis peaks Eesti kaitsevõimes ja kogu selle ülesehituses lähiaegadel kõige olulisemad muudatused olema, mis meid teevad muutunud olukorras tugevamaks. Ja kindlasti kaitsekulude protsendi tõus ja ma arvan, siin räägivad kõik erakonnad sarnaselt ja see on tugevus Eestile.
et 2%-ga ei ole enam midagi teha. Teiseks, meie tugev positsioon rahvusvahelisel tasandil nii Euroopa Liidus kui NATOs. Kolmandaks, keskmaa õhutõrje, mida Eesti peab soetama, tegema selleks kiiremaid samme, kui tänane valitsus seda teeb. Kindlasti meie kaitsevõime on ju laiapindne, see tähendab ka Kaitseliidu veel tugevamat kaasatust, nendele varustuse soetamist, aga me näeme Ukraina näite puhul, kui oluline on pääste, politsei ja piirivalveameti tugevdamine, nii et need on need sammud, mida Eesti kindlasti peab lähikuudel, lähiaastatel astuma. Ja ma tõin ka siin intervjuu keskel välja oma enda kogemuse Ukrainast, varjendite loomine ja ka olemasolevate selliste võimsate keldrite, maa-aluste ruumide, mida Eestis on, nende, ütleme, korda tegemine, et kui on vaja, siis seda saab kasutada. Aitäh, Jüri Ratas, ja jõudu! Aitäh!